tere, Carol ja Oliver. Tänane kunstitund tuleb siis YouTube'i vahendusel ja mul tekkis üldse mõte, et panengi ta ülesse, et siis saavad teised lapsed, kes nüüd ka kõik koju on jäänud, midagi meisterdada. Siiamaani oleme ainult joonistanud, aga tänaseks ma mõtlesin siis sellise ülesande, et teeks ühe väikse raamatu. See ei ole üldse üle jõu käiv ülesanne, nii et hakkame koos tegema. Kõigepealt, mis meil vaja on vaja lugu. Ja see võtab natukene nüüd aega, võib-olla see ongi ainult esimese päeva töö välja mõelda üks väike lugu. See ei pea olema midagi keerulist, see ei pea olema mingisugune kirjanduslik üllitis. See võib olla mingi väga lihtne lugu. Näiteks, et ma läksin eile trenni, siis ma tulin koju, oli pimedaks läinud ja ema tegi mulle süüa. Täitsa siuksest loost piisab. Ma näitan nüüd sulle ühte raamatut, mis ma ise teinud olen. Alustasin samamoodi loo kirjutamisest ja see on siuke väga lihtne suhtkoht väikestele lastele tehtud raamat. Seal ei ole palju teksti ja meie eesmärk on samamoodi, et me ei taha üldse palju teksti. Ühesõnaga, meil on vaja pastakat, pliiatsit, mis iganes, mingit asja, mis kirjutab ja paberit. Kõige lihtsamad paberit ma võtsin suvalisest märkmikust praegust välja 4 lehte. Ja murdsin nad siis kokku ja põhimõte on selles, et pärast me paneme nad kokku niimoodi, et meil tuleb raamat. Aga ma nüüd katsun näidata, ma ei tea, meil siin väga koduste vahenditega kõike seda teeme. See on see raamat, mis lõpuks välja tuli. Ja see on siis see minu raamat. Ja siin on ta siis trükitult, teksti on suhtkoht vähe ja pilt on kõige tähtsam. Ja ma arvan, et me võiksime teha midagi samasugust. Ma arvan, et me ei hakka tegema üldse värviliste piltidega, vaid et me teeme lihtsalt pliiatsiga. Ja ma tahan teile näidata nüüd seda, kuidas, kui see tekst on sul olemas ja seda teksti tõesti ei saa olla palju, kui sa alustad ainult näiteks 4 lehega, siis sa võiksid mõeldagi niimoodi, et sul on iga lehe peal kõigest paar lauset. See tähendab kokku võib-olla 8-10 lauset ongi sinu jutu pikkus. Ma näitan nüüd teile, kuidas ma hakkasin seda teksti ja pilte siis kombineerima. Et ma võtsin selle teksti, kirjutasin ta siia, mina siis lõikasin ja printisin, aga täiesti kirjutades saab ka. Ja siis ma hakkasin vaatama, et kuhu ma selle pildi saan nüüd siia teksti ümber paigutada. Et need ongi visandid ja tegelikult võt umbes siukse asja me teemegi. Niimoodi. Nii. Siuke, et lihtsalt tekiks tekst ja pildi koht. Nii. Ja kui ma selle sain tehtud, ma näitan siit veel mõned. Huvitav oleks muidugi pärast vaadata, et millised need pildid siis raamatus välja nägid. Aga põhimõte on selles, ma olen teinud selle sama raamatu jaoks, siukse väikse maketiks nimetatakse seda asja. Võtangi ühe paberi, murran ta pooleks, paigutan siia ära selle teksti ja katsun aru saada, missuguse pildi ma siia juurde tahan teha. Siin sa näed samamoodi, et mul terve raamat niimoodi läbi tehtud. Põhimõtteliselt ma võtan lihtsalt paberi. Ma kirjutan siia näiteks tekstiks, et eile ma läksin trenni. Kirjutad selle siia ära ja siis mõtled, et mis see pilt võiks olla. Ja tavaliselt ma teen niimoodi, et ma ei püüa täpselt seda joonistada, mis ma lausega öelnud olen. Et ma püüan joonistada natukene midagi muud. Et siis ma saan peaga teksti lugedes mõelda ühte asja
ja joonistan ja vaatan natukene teist asja. Et ühesõnaga, kõigepealt tänane ülesanne ongi see, et panna oma 4 lehele tekst paika. 1, ma läksin täna trenni näiteks, siis järgmisele kirjutan, et siis ma tulin koju, oli juba pime. Teine lehekülg, panen need kõrvale. Nüüd ma ei pea seda teksti ainult hoidma alati siin, nagu ma praegust tegin. Ma võin sellega panna kuhugi mujale. Ja siis ma kirjutan näiteks ema tegi kodus süüa. Panen selle 3. ja 4. siis paneme, mis me paneme tekstiks? See maitses väga hea. See söök maitses väga hea. Nii, nüüd mul sai pastakas tühjaks. Liivia, kas sa saad mulle uue pastaka tuua? See söök maitses väga hea. Võta sealt sahtlist pastakas. See on meie raamat. Keerulisemaks pole seda üldse vaja ajada. Nii, see söök maitses väga hea. Kui sa täna selle saad valmis, siis ma saan sulle esmaspäeval uue asja postitada, kuidas me siit edasi läheme. Mis sa arvad, kas see oleks tehtav? Siuke väike lugu, 4 paberilehte, murrad pooleks, jagad oma teksti 4 osaks ja kirjutad paberilehe peale. Kas see oleks tehtav? Ma usun, et on. Sa saad sellega hakkama ja järgmine kord vaatame, kuidas me pildid sinna juurde saame. Okei? Teeme nii. Tšau!